Kui suusatamine jagunes, nagu me ennem rääkisime, klassikaliseks ja uisustiilis suusatamiseks, siis teistpidi ta jaguneb veel professionaalsed, harrastajad ja lõbusuusatajad. Ehk siis väga levinud arvamus lõbusuusatajatega on see, et suuski ei peagi hooldama, tõstan nad kevadel kappi, sügisel võtan kapist välja ja muudkui sõidan. Alustaks siis väikse ülevaatega, mida siis nagu harrastajal vaja on, kui sa ikkagi oled otsustanud ise määrida, sest külmades oludes pidamist määrida ei ole teab mis keeruline. Selleks, et koduoludes nagu ise määrida, on põhiliselt, mina soovitaks klassikaliselt 3 määret. Esimene, mis on nullilähedane, kui on värske lumi või nullilähedane lumi. Siis teine määre, mis on 0,2, mis on natukene külmem, ja kolmas, mis on 1–7, aga väga rahulikult saab sellega määrida ka pisut külmemates oludes. Ehk siis 3 määret kork laiali ajamiseks ja kraabitsele eemaldamiseks. Kindlasti mäletame me neid aegu, kui kodustes oludes pandi lihtsalt küünlavaha alla suuskadele. Siis need ajad, olgem ausad, on ammuks ajaks möödas. Praegusel ajal tehakse erinevaid parafiine, kuhu lisatakse erinevaid keemilisi aineid, mis lisavad siis suusatamisele kiirust. Siin on näiteks toodud ära 3 sorti libisemismääret. Ehk siis oranž, antud juhul on jälle nullilähedane libisemine, kui on värske lumi, sadav lumi. Antud juhul punane on -5 kuni -7, ehk siis nagu keskmine suusailm pannakse alla. Ja on olemas rohelised, tavaliselt on nad rohelist värvi, siis külma ilmamäärted, ehk siis kui on külmem kui 10, siin on isegi kirjutatud kuni 30 kraadi. Alaskal võite sõita. Ja on olemas veel väga värske lume jaoks on olemas pulbrid, mida pannakse siis põhimõtteliselt võistlusteks alla. Ja tavainimesele nagu pulbrit hästi odavale suusale põhimõtteliselt ei olegi seda mõtet alla panna, et see on nagu võistlejatele. Aga see annab väga palju jälle kiiruses juurde. Suusad, nagu öeldud, on arenenud aastatega puusuusast, on arenenud väga kõrgtehnoloogilised plastik- ja nanosüsteemi kasutavad asjad. Ja siin üks näide see, kui vanasti ikkagi läksid krõps puruks, siis kaasajal need suusad painduvad igasse asendisse ja seda hoolt sa pead väga kõvasti vastu seina sõitma, et neid puruks saada.